Tervist kõigile! Te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2021. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded, ehk siis kokku 7 ülesannet. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7. Aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. Tuleb lihtsustada avaldised A ja B ning pärast leida nende summa. Alustame esimesest avaldisest. Esimeses murrus saame lugejat lahti kirjutada sulgudena, sest tegu on valemiga. Teise murru nimetajas saame tuua sulu ette tuua 3b. Edasi minnes paneme kõik ühise murrujoone alla. Me saame A plus B, sulud maha tõmmata ning ka A. Vastuseks jääb A miinus B jagatud 6 AB-ga. Võtame ette teise avaldise. Esimese asjana saame lugejas olevast numbrist lahti, jagades mõlemat rida 0,5-ga. Ning teeme ka sulud lahti. Lugejas saame maha tõmmata A ja B ning vastuseks jääb 1 jagatud 6A-ga. Järgmiseks peame leidma nende avaldiste summa. Pannes murrud ühisele murrule saame vastuseks 1 jagatud 6B ning sellega ka lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. Perekond Tamm soovib osta korteri, mille müügihind on 56 000 eurot. Perel ei ole võimalik korterit kohe välja osta ja korteri ostu eest tasumiseks on neil 2 varianti. Variant A maksta kohe 10 000 eurot ja seejärel 10 aasta jooksul järelmaksuna iga kuu 450 eurot. Variant B. Maksta igakuiste võrdsete maksetena 15 aasta jooksul kokku 72 000 eurot. Pere otsustas selle variandi kasuks, mille korral oli korteri lõpphind väiksem. Esimene küsimus. Mis variandi pere valis? Põhjendame vastust arvutuste abil. Arvutame variandi A välja. Korrutame 10 aastat 12 kuuga ning 450 euroga. Vastuseks tuleb 54 000 eurot. Lisame sellele 10 000 eurot juurde, sest nad olid algselt maksnud 10 000. Nagu on näha, tuleb variant B kallim neile, mis tähendab, et nad valisid variandi A. Teine küsimus. Kui suured on igakuised maksed variandi B korral? Korrutame 72 000 aastate ja kuude korrutisega ning saame vastuseks, et iga kuu maksid nad 400 eurot. Kolmas küsimus. Mitu protsenti moodustab korteri müügihind korteri lõpphinnast variandi A korral? Jagame müügihinna nende pärishinnaga ning korrutame 100%-ga ja vastuseks tuleb 87,5%. Viimane ehk 4. küsimus. Mitme protsendi võrra on korteri lõpphind variandi B korral suurem kui variandi A korral? Lahutame B hinna A hinnast ning jagame A hinnaga ja korrutame 100%-ga ning vastuseks tuleb 12,5%. Sellega sai teine ülesanne läbi. Kolmas ülesanne. Kohviku põranda saab jaotada 2 osaks, täisnurkseks trapetsiks ja poolringiks. Trapetsi alused on 9 meetrit ja 13,5 meetrit ning lühem haar on 6 meetrit. Kohviku põrand vajab uuendamist ning selleks on tarvis teada selle ümbermõõtu ja pindala. Arvuta kohviku põranda ümbermõõt täpsusega 1 meeter ja pindala täpsusega 1 ruutmeeter. Leiame kohe ka pikema haara trapetsile juurde. Kuna siia tekkis täisnurkne kolmnurk, saate Pythagorasega leida ning vastus tuleb 7,5 meetrit. Et leida trapetsi ümbermõõt, tuleb liita kõik küljed kokku. Vastuseks saame 36 meetrit. Kuna me ei arvesta põranda sees olevat külge, lahutame 6 meetrit ning saame 30 meetrit. Järgmiseks leiame selle poolringi ümbermõõdu. Ringi ümbermõõdu valem on pi korda diameeter. Vastuseks tuleb 6 piid ehk ligikaudu 18,8 meetrit. Jagame selle 2-ga, et saada poolringi ümbermõõdu, mis on 9,4 meetrit. Liidame mõlemad ümbermõõdud kokku ning vastus tuleb 39 meetrit. Trapetsi pindala valem on aluste summa jagatud 2-ga ning korrutada kõrgusega. Pannes arvud valemisse saame vastuseks ligikaudu 68 ruutmeetrit. Ringi pindala valem on pi korda raadius ruudus. Pannes arvud valemisse saame ligikaudu 28 ruutmeetrit. Jagame 2-ga, et leida poolringi pindala. Liidame pindalad kokku ning saame vastuseks 82 ruutmeetrit. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Ülesanne 4. Kalev ja Malle ostsid peosaali kaunistamiseks siniseid ja valgeid õhupalle. Üks sinine õhupall maksis 35 senti ja üks valge õhupall maksis 30 senti. Kalev ostis 35 sinist ja 35 valget õhupalli. Malle ostis 20 õhupalli ja maksis kokku 6 eurot ja 25 senti. Esimene küsimus tahab teada,
et kui palju maksis Kalev õhupallide eest. Paneme kirja tekstist, et ühe sinise õhupalli hind oli 0,35 eurot ning valge õhupalli hind oli 0,3 eurot. Korrutame Kalevi ostuhinnaga ning saame vastuseks 22,75 eurot. Teine küsimus. Mitu valget ja mitu sinist õhupalli ostis Malle? Selle jaoks peame tegema võrrandisüsteemi. Oletame, et sinised õhupallid on X ning valged õhupallid on Y. Me teame, et Malle ostis 20 kokku. Järgmisena teame, et 0,35 eurot maksis sinised õhupallid ehk X ning 0,3 eurot maksid valged õhupallid ehk Y ning need läksid kokku maksma 6,25 eurot. Eraldame järgmisena Y ning siis paneme selle ühte tehtesse asemele. Korrutame sulu lahti ning toome X-id vasakule poole ja arvud teisele. Saame, et X ehk siniseid õhupalli oli 5 tükki. Leiame nüüd Y ning see tuleb 15 valget õhupalli. Sellega lõppes 4. ülesanne. 5. ülesanne. Tuleb lahendada võrrand ja võrrandisüsteem ning nende õigsust ei ole kontrollida vaja. Võtame ette esimese võrrandi. Teeme vasakpoolse sulu lahti ning viime kõik X-id ja arvud vasakule poole ja paneme võrduma nulliga. Nüüd meil on ees ruutvõrrand, mis tuleb ära lahendada. Pannes arvud lahendi valemisse, saame ruutjuure alt välja võtta 5. Esimene X tuleb 1 ja teine X tuleb -0,5 vastuseks. Järgmiseks võrrandisüsteem. Esimese asjana ma korrastaks natuke seda süsteemi, viies Y-id vasakule ning arvud paremale. Kasutame siin asendamisvõtet, ehk siis eraldame Y ning paneme selle ühte tehtesse. Saame, et X tuleb 63. Paneme selle X-i väärtuse teise Y tehtesse ning saame, et Y tuleb 130. Sellega saime 5. ülesande tehtud. 6. ülesanne. Esimene punkt, lineaarfunktsiooni Y võrdub 3 - X graafik lõikab X telge punktis A ja Y telge punktis B. Joonesta antud koordinaattasandile selle lineaarfunktsiooni graafik ja märgi joonisele punktid A ja B. Teine punkt. Arvuta ruutfunktsiooni nullkohad ja parabooli harjupunkti H koordinaadid. Joonesta samale koordinaattasandile selle ruutfunktsiooni graafik ja märgi joonisele punkt H. Et leida nullkohad, peame panema funktsiooni võrduma nulliga. Kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit, paneme arvud sisse ning saame, et esimene X tuleb 3 ja teine X tuleb 1. Et leida harjupunkt, peame kasutama selle leidmise valemit. Leiame algselt harjupunkti X-i, milleks tuleb 2 ning siis paneme selle 2 algsesse funktsiooni, et leida Y, mis tuleb -1. 3. punkt. Viiruta joonisel kolmnurk ABH ja arvuta selle kolmnurga pindala. Et leida aluse ja kõrguse pikkuse ühikutes, peame kasutama Pythagorase teoreemi. Külje AB pikkuseks tuleb 3 ruutjuur 2 ühikut ning HA pikkuseks tuleb ruutjuur 2 ühikut. Täisnurkse kolmnurga pindala valem on alus korda kõrgus jagatud 2-ga ning vastuseks saame 3 ruutühikut. Sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. On antud võrdse ruumalaga kuup ja ristahukas. Kuubi serva pikkus on A sentimeetrit. Ristahuka üks põhiserv on kuubi servast 2 korda pikem ja teine põhiserv on kuubi servast 2 sentimeetri võrra lühem. Ristahuka põhjapindala on kuubi põhjapindalast 21 ruutsentimeetri võrra suurem. Punkt 1 ütleb, et arvutaksime kuubi serva pikkuse A ja ristahuka põhiservade pikkused. Me teame, et kuubi ruumala on V võrdub A kuubis. Üks ristahuka põhiserv on kuubi servast 2 korda pikem, seega on see 2A sentimeetrit. Teine ristahuka põhiserv on kuubi servast 2 sentimeetrit lühem, seega A - 2 sentimeetrit. Ristahuka põhjapindala on A korda B. Paneme need valemisse ning saame vastuseks 2A ruut -4A. Kuubi põhjapindala on A ruut. Ristahuka põhjapindala on 21 ruutsentimeetrit suurem kui kuubi põhjapindala, ehk siis peame selle valemi nii kirjutama. Paneme arvud valemisse ning toome kõik vasakule poole ja paneme võrduma nulliga. Kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit, paneme arvud valemisse ning saame, et A1 on 7 ja A2 on -3. Kuna serva pikkus ei saa olla negatiivne arv, peab see olema 7 sentimeetrit. Leiame nüüd põhiservad. Esimene tuleb 14 sentimeetrit ja teine põhiserv tuleb 5 sentimeetrit. Korrutame need arvud, et leida ristahuka põhjapindala, mis tuleb 70 ruutsentimeetrit. Me teame ka, et ristahuka ruumala on võrdne kuubi ruumalaga,
ehk siis teeme 7 kuubis ning vastus tuleb 343 kuupsentimeetrit. Ristaauku ruumala valem on põhjapindala korrutatud kõrgus ja kuna teine punkt küsib kõrgust, eraldame selle valemist. Paneme arvud valemisse ning saame, et kõrgus on 4,9 sentimeetrit. Sellega on 2021. aasta matemaatika põhikooli lõpueksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Mul on kavas veel mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nii et kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile video meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas teil oli sellest abi. Kuniks järgmise videoni, nägemist!